Eesti lambakasvatajate juures võib öelda küll, et on alanud igakevadine tõeline beebibuum. Ja see on ikka tõsine titebuum, et väga paljudes Eesti karjades on see juba alguse saanud juba ikkagi märtsist, aga meie omad jäid see aasta natukene hiljemaks, nii et tänaseks on ikka päris suur hulk. Äkki oli hommikul 48 talle nagu saadud juba. Ühe lambakasvataja jaoks tähendab see kindlasti magamata öid, sest paljudel puhkudel tuleb olla lausa emmaemanda eest. Samas on see aasta kõige ägedam aeg, et just kõik see tallede kisa ja ütleme siuke nunnutamine, et see on nagu teraapia eest ka ühtepidi. No räägime ka natukene Eesti lambakasvataja rõõmudest muredest, et kuidas läheb lambakasvatussektoril? Täna on tegelikult lambakasvatussektoril päris siuksed keerulised ajad, ma julgeks öelda, et lammaste arv on väga madal. Eestis oli aasta alguses oli 43 000 lammast, mis on üks aegade madalamaid numbreid, mis näitab, et sektoril justkui väga hästi ei lähe. Samas lihahinnad on praegu püsivad, eks see tulebki sellest, eks ju, et neid on vähe kätte saada, aga murekohti on, et eelmisest aastast ja isegi pikemalt juba kimbutavad ikkagi lambakasvatajad ju hundid, et see on hästi suur murekoht ja täna ütleks, et Euroopast lähenev taud on ikkagi ka see, mis teeb väga murelikuks. Eestis kasvatatakse enamjaolt lihakarja lammast. Meil on hästi oluline ikkagi ära märkida, et meil on aretuskarjad ka, kes küll ka kasvatavad liha eesmärgil loomi, aga et ütleme nende väärtus või panus sinna lamba aretusse on hästi palju olulisem. Ja kindlasti on meil väga palju neid ka, kes kasvatavad ju villa pärast, et liha on justkui kõrval saades. Kuigi seda tarbijad, kes lambaliha tarbib, on Eestis vähe, näitab tendents, et inimesed on järjest rohkem hakanud valima toidulauale tervislikku lambaliha. Et õnneks see müüt on hakanud ikkagi väga palju nagu jääma ajalukku, et et lambal on kasuka maitse, sest tegelikult meie lihatööstused ikkagi oskavad väärindada lammast, eks ju. Ja ikkagi justkui see tarbimine tõuseks, täna lihtsalt on küsimus, et kus sa seda Eesti lambaliha nagu saad, et väga palju Eestist müüakse ja eksporditakse ikkagi loomi välja. Muidugi paneb lambakasvataja inimestele just sel kevadel südamele. Mõelge enne, kui te lähete karjamaale, et meie loomad lähevad siin, julgeks öelda Eestis 6 aja jooksul rahvusparkidesse, kõiksuguste vaatamisväärsuste juurde tegelikult keskkonnateenust pakkuma ehk muruniitma on ju. Igal juhul, kui te olete liikumas ja on need loomad nunnud, et vaadata ja mõelda, kus sa oled tulnud, kas või desotada enne oma jalgu ja käsi, enne kui siseneda karjamaale, sest see tegelikult võib hävitada kogu Eesti põllumajanduse.